Tere kõigile ja tere tulemast siis Loodusmaja pühade hõngulisse munade värvimise töötuppa. Ja teeme seda siis looduslike värvidega ja pärast õpetaja Annika näitab, kuidas mune kaunistada salvetitehnikas. Mina olen Aire ja minu seos munadega on see, et ma olen ornitoloogia ringi õpetaja Loodusmajas, aga muidu ka munahuviline. Ja lapsepõlvest mul on meeles, kuidas sai värvitud mune sibulakoordega, seda on vist kõik teinud, aga sibulakoored tundusid hästi igavad, sest ma alati käisin vanematele peale, et ma saaks ikka igasuguseid lakke ja vildikaid ja muid värve ja hirmsasti meeldis nendega mökerdada. Et ära käisin just poes ja vaatasin, et see lakivalik on veel uhkemaks läinud, kui ta kunagi varem on olnud, aga võib-olla siis mõni sõna tõesti sellest, et miks valida pigem looduslikud vahendid ja mida põnevat peale sibulakoorte veel kasutada saab ja miks valida üldse looduslikud vahendid. Et need lakid ja vildikad sisaldavad kõik selliseid aineid, mis võib-olla meie kehasse ei peaks minema, et igasugust keemiat me saame ju igapäevaselt tahes-tahtmata oma toidu ja kõige muuga ka, aga munade värvimine on siis üks variant, et kuidas vältida lisakeemiat oma elus. Ja mul on siin päris mitmekesine valik erinevaid värve, millega ma olen ise katsetanud. Ma ei hakka siin täna ette näitama, aga ma räägin ära mõned tehnikad, kuidas siis nende looduslike värvidega värvida, aga kõigepealt muna, sest kõigepealt oli ju muna. Kui meil ei ole mune, siis ei ole midagi värvida ka. Ja mõni sõna munade valikust ka, et mul on siin 2 karbitäit. Üks on selline plastkarbis ja punase templiga poest hangitud valged munad ja kindlasti on väga paljud juba teadlikud sellest, et kuidas seda muna koodi lugeda, et teada saada, kust ta siis pärit on või millist elu see kana on elanud ja kes need munad on munanud. Nii et karpide peal on ka tegelikult pisikeses kirjas selle koodi lugemise õpetus. Ma vaatan, kus on suuremalt näha, et vaat, siin on selle karbi peal. Et siit siis saabki uurida ja uudistada ja lühidalt siis, kui esimene number siin koodil on 0, siis see tähendab seda, et need munad on pärit mahetootmisest, kus kanad on saanud oma loomulikku elu elada, õues käia, siblida, ei ole puuri suletud ja mida suuremaks siis see number siin läheb, number 1 tähendab siis, et on vabalt peetavad kanad, kes ka saavad liikuda ja oma kanaelu elada, aga nende toit siis võib-olla ei ole pärit mahetootmisest. Number 2 on see, siis tähendab, et need on õrekonnadelt pärit. Nende elukene on ka veel võrreldes selle number 3 puurikanade omaga mõnevõrra parem, aga väga palju meie mune tuleb siis just nimelt puurikanadelt ja kindlasti on ka paljud näinud neid kampaaniaid, et soovitakse selle puurikanade pidamist lõpetada, sest see kanaelu on üsna nukker seal, et arvestuslikult A4 paberilehe suurune puuripind on tal, nad ei näe kunagi päikest ja on üsna
nukker see nende elu, nii et kellel on võimalus, siis kõige toredam on, kui sul on mõni tuttav talunik, kelle käest saada õnnelikke kanade mune. Siin ongi selline karbitäis. Uurikanade munad on üsna puhtad, aga kui kanad seal loomulikus keskkonnas toimetavad, siis teinekord tõesti need munad on ka natukene määrdunud ja nii mõnigi inimene võib seda natukene pahaks panna või vaatab, et koledad mustad munad. Tegelikult selline väike mustus siin munakoore peal midagi ei tee. Nii et enne seda, kui siis värvima hakata, võib need nuustikuga puhtaks pühkida ja kõige parem ongi siis neid kasutada. Ja nagu näha, siin ei ole, ma ei tea, kui palju te sealt näete, et selle muna peal ei ole mingit templit, et see on tuttava taluniku käest saadud. Aga siis lähme edasi, et kuidas ja millega siis värvida. Võib-olla alguses sellest millega, et vanad head sibulakoored. Võib-olla olete tähele pannud, et nädal või paar enne lihavõtteid on poes müügil ainult väga puhtad mugulsibulad, sest inimesed käivad sealt neid munakoori just nimelt sel otstarbel ka hankimas, et nendega siis pühade ajal mune värvida. Et mina korjan aasta jooksul need munakoored, sibulakoored kokku ja ei küsi nad mul seal paberkotis kööginurgas süüa ega võtta väga palju ruumi ka, nii et siis on hea jälle pühade ajal nad kasutusse võtta. Ja sibulakoortega saab siis hästi kirjusid munasid teha, et see põhitoon on pruun ja kollane. Punase sibulakoortega saab ka sellist lillat ja roosat, et tasub siis neid eri värvi kooretükke ka sättida. Ja sibulakoortega mune värvides, et kui te hakkate seda muna sinna koorte sisse mässima, siis on soe soovitus teha muna märjaks ja sibulakoored ka, sest kui nad hakkate neid kuivalt panema, siis nad pudisevad ära. Kui nad on märjaks tehtud, siis nad jäävad ilusasti sinna muna külge ja on vähem muret nendega, ei lenda laiali. Nii, siis väga vahvad munad saab punase peakapsaga. Kes on sellest näiteks salatit teinud, siis teab, et tõesti juba seda kapsast lõigates on käed tumelillad ja selle värvi annab ta ka munadele. Nii et võib kapsa peeneks hakkida ja siis ümber munade panna. Mina laisk inimene olen võtnud ka selle kapsalehest suurema tüki ja muna sinna sisse keeranud. Ja nii nende sibulakoorte kui kapsalehtede vahele muna pinnale võib panna ka veel igasuguseid põnevaid asju, et sinna mustrit lisaks tekiks, aga sellest vaatame, mis mul siin on. Et sageli pannakse kas mingid taimelehed, mul on siin sõnajalg ja siis on asparaagused, et eriti sibulakoortega tehes tegelikult see muster jääb väga ilus sinna koore peale, et mida tasub silmast pidada, et sa teaksid, mis taimega tegu on ja et see taim ise mürgine ei oleks, et sulle ohtlik. Aga sõnajalad ja näiteks mingid lilleõied, kannikese õied, sellised sobivad väga hästi. Ja siis võib proovida ka samblikega, et sellest jääb selline väga ilus võrkmuster sinna muna peale. Muna on kapsas, kööki tagasi. Siis, mis värvi me järgmiseks valime? Kollase. Hästi ered kollast, ilusat tooni muna saab kurkumiga ja võib ka karriga proovida. Et minul on siin
poest ostetud värske pakk, aga mille ma ka juba mitu aastat tagasi avastasin, on see, et munade värvimine võimaldab ära kasutada maitseained, mis on ühel või teisel põhjusel sul sinna kapinurka jäänud seisma, et teatud poolest, kui sa maitseaine paki lahti teed, siis see maitse ja lõhn võivad üsna kiiresti ära haihtuda sealt. Ja siis ongi, et vaatad, mis sul seal kapinurgas on, et kuna meil ei ole sellest maitseainest maitset vaja, vaid värvi, siis igasugune tõesti karri, mul siin kurkum, kõige parem muidugi, ja siis paprika samamoodi. Sellega saab ka selliseid punakaid toone. Ja nende puhul siis tuleb see pulber vette kallata ja selles vees siis mune keeta. Siis võib proovida ka tee või kohviga värvida. Siin on rohelised teelehed ja võib musta teed proovida. Et see looduslike värvidega värvimine ongi üks suur katsetamine. Et kui sa ostad ikkagi rohelise või sinise laki, siis sealt sa ei saa punast või lillat muna, et saadki selle, mis paki peal värv on. Aga minu meelest teebki kõige põnevamaks selle looduslike värvidega toimetamise see, et kunagi ei tea ette, mis sealt lõpuks välja tuleb. Siis kaunistamiseks võib ka kasutada kuivatatud taimi, et kas siis lavendli või puneõied või mis teil seal parasjagu kodus on. Ja isegi võib näiteks saunaviha küljest lehti võtta, et ka kaselehtedega saab hästi õrn helerohelisi pühademuna värvida. Ja üks minu suur lemmik värvide hulgas on veel hibiskus. Hibiskuse teed müüakse sageli, ongi see karkade nime all. Need on siis rooshibiski kuivatatud õied, ehk see toakask, mis võib-olla paljudel ka kodus on. Ja see tee, kui valmis keeta, on ka hästi selline tume punane, lilla ja saab ka üsna tugevaid värve nendega teha. Ja ka kuna need tükid on üsna suured, veest nad veel paisuvad, siis juba need õielehed ise annavad ka mustrit sinna muna peale, et ei tule, kui sa karriga näiteks värvid, siis tuleb ühtlaselt erekollane muna. Karka teega, hibiskusega saab ka siis hästi kirju muna teha. Kuidas siis tehniliselt toimetada? Üks variant on see, et sa keedad munad kõigepealt valmis. Võib-olla nii on isegi lihtsam, et siis toores muna on ikkagi ju palju õrnem näpu vahel kui see keedetud muna. Julgelt võib toored munad mähkida nende sibulakoorte sisse, aga just nende karri ja kurkumi ja nende muude pulbriliste asjadega tuleb arvestada, et see värv vajab selleks, et muna peale kinni jääda päris palju aega. Ja sellepärast ongi hea õhtul need munad panna siis värviaine sisse ja lasta neil hommikuni seal rahulikult liguneda. Nii et kuidas neid mune pakkida, kui tahta neid ükshaaval teha, et siin ei pea ka midagi uut leiutama, vaid võib lõigata siis sobiva suurusega tükid näiteks mõnest vanast voodilinast, mis oli niikuinii plaan minema visata. Siia siis saab panna muna ilusasti sisse, värvaineid ka ja nööriga kinni. Ja üks kavalnipp kõigi kodudes olev lemmikloom, üksikud sokid. Soki sisse on ka päris hea panna, nii et kui on näiteks
pikem sokk, siis saab isegi mitu muna ühe soki sisse panna, teetegi nagu vorste, et niidiga vahelt pealt kinni ja ka sibulakoortega värvimiseks see soki tehnika mulle endale meeldib väga. Muidu ma ju ei raatsiks neid sokke üksikuid ära visata, et äkki ikka tuleb sõber kuskilt kapi tagant välja, aga kui ta on ikkagi juba nende värvidega kaunistatud, siis mul on lihtsam ennast loobuda. Ja kõigi nende tõesti hibiskusega, tee, kohviga, ka kapsaga värvides, siis tasub tõesti jätta need munad üleöö sinna värvi sisse rahulikult, et mida kauem nad seal seisavad, seda ilusam see värv tuleb, nii et kui sa keedad seda värvilist muna nii nagu tavalist, et maksimum 10 minutit, siis tegelikult see koor ei jõua seda värvi sisse võtta ja ka paarist tunnist võib väheks jääda, et tasub siis jätta nad rahulikult ööseks ja siis hommikul on avastamisrõõm kui suur, et mis sealt siis välja on tulnud. Ja tegelikult internetist leiab hästi palju infot nii eesti kui inglise kui ka muudes keeltes, et kuidas siis loomulike värvidega, looduslike värvidega muna värvida. Ja seal on ka soovitused, et mõne värvi puhul, näiteks selle kapsa puhul, tuleb värv intensiivsem, kui sinna panna natukene äädikat. Samas mõnel teisel värvil võib see äädikas takistada sinna munakoore külge jäämist. Et lisaks sellele, mis mul siin teile juba näitasin, siis kasutatakse näiteks spinatit või spiruliina vetikat, et saada rohelisi mune ja spinat on üks, mis kindlasti koos äädikaga ei tööta. Keedate, möllate, ootate, ei saa öösel magada ja hommikul on ikka valge muna veel kotis. Ja kui me muidu räägime, et valgeid mune ainult värvida, siis tegelikult võib julgelt katsetada ka pruunide munadega. Et sealt võib tulla väga põnevaid värve. Näiteks kohviga tehes siis ka tavalise pruunikoorega poemuna läheb sellise šokolaadikarva tõeliselt tumepruuniks ja ilusaks. Ja kes tahab nagu eriti loominguline olla, siis võib proovida ka vutimune värvida. Aga vutimuna puhul ka kindlasti ei tohi äädikat sinna juurde lisada, sest siis ainuüksi ei jää see, mitte värv ei jää sinna külge, aga tuleb ka maha see vutimuna loomulik muster. Nii et seda võib siis natuke omal käel uurida sealt internetist veel juurde. Ja kindlasti tasub siis mitmeid erinevaid värve proovida ja mitu korralikku pada ligi võtta, et kui mitme erineva vahendiga proovida, siis sa ju ei keeda kõiki 10 muna, et saabki niimoodi 3-4 muna kaupa värvida ja pärast siis võrrelda. Et kindlasti, kes te nüüd tahate kodus proovida ja katsetate, et siis tasub kas või endal juba huvi pärast need munad üles pildistada, kindlasti pange juurde märkus ka, millega te mida tegite, et siis on järgmisel aastal saate neid kõige ilusamaid ja põnevamaid mune proovida uuesti järgi teha. Aga lisaks sellele siis, kes nüüd täna-homme nädalavahetusel oma mune kaunistavad, siis me ootame Loodusmaja kodulehel on Padleti link, kuhu siis saavad tegelikult kõik huvilised oma uhked munapildid üles laadida, teistele näidata ja võib-olla ka lühidalt oma kogemusi jagada.